Tänane teema, millest ma tahaks rääkida, on see, et siin ka juba need kaudselt said sisse tunnistustes räägitud, et miks me ei saa või ei näe imesid, tunnustähti, miks tõotused ei saa täidetud nii, nagu me tahame. Et võib-olla arutaks natukene nendel teemadel. Ja siin ongi see, et mulle tavaliselt meeldib tsiteerida ühte Murphy seadust, et igale probleemile on iseenesest mõistev, lihtne, vale lahendus. Aga tänases kontekstis ma ütlesin, et ega need kerged, lihtsad lahendused ei ole valed. Need on õiged ka, aga lihtsalt Jumal on tunduvalt keerulisem, kui meile tihtipeale meeldib aru anda ja meile meeldib fokusseeruda nendele lihtsatele asjadele ja seda keerulisust me ei viitsi sellega väga tegutseda ja võib-olla ei oskagi ka, et selles mõttes me proovime neid keerulisemaid teemasid natukene arutada. Ja selles mõttes ongi, et kui sa arvad, et su abikaasa on keeruline isiksus, siis sa ei ole Jumalaga piisavalt suhelnud, sest Jumalas neid vastandeid on tegelikult üsna palju. Kui sa mõtled selle peale, et on armastus, ta on armukadedus. Ta on kuningate kuningas, preestrite veerster. Preester lepitab, kuningas kehtestab seadusi ja paneb ja mõistab hukka. Selles mõttes need on vastastikud asjad. Lisaks veel, et Jumalas on täiuslik mehelikkuses, on täiuslik naiselikkus ka. Nii et paljudele meistridel see võib-olla juba osa jääb täitsa arusaamatuks. Aga millest ma arvan, võib-olla alustakski teooriast natukene ja räägime asjadest, mis on kindlad ja mis on natukene ebakindlad. Ma arvan, üks kindel fakt on see, et Jeesus suri ristil. Ja sellega tuli meile vabadus ja lunastus pattudest, haigustest ja kõigest muudest hädadest, mis meil on. Ja selles mõttes see teooria, kui kedagi huvitab, mis ta ametlik nimi on, see inglise keelest on already, not yet. Sellel kaks poolt ja eesti keelde tõlgitena, mis ta võib-olla siis, ma ei teagi, kes on õppinud võib-olla midagi, et on juba, aga mitte veel. Et selles mõttes ongi kaks osa, et üks osa on see, mis Jeesus tegi juba risti peal ja teine on see osa, et ega see päris lõpuni täielikult täide viidud ei ole veel, sest teine osa on veel tulemas, mis toimub, kui Jeesus tuleb tagasi, tema teisel tulemisel. Et näiteks, kui meie lunastuse kohta rääkida, ega meil lunastus ka, ta ei ole veel lõpuni täide viidud. Kui sa vaatad oma elu, kas sinu patud on andeks antud? Amen. Kas sinu elus on veel pattu? Ma väidaks küll, vähemalt Piibel ütleb, et igal ühel meil veel on. Kas see tähendab, ja mis siis see lunastus lõpukujul viib on teisel tulemisel, kui seda väga lihtsustatud variandis öelda, sellest loomulikult Jeesuse teisest tulemisest seal võib ennast päris krussi mõelda, aga omal kõige lihtsamas variandis on see, et Jumal tuleb ja kehtestab uue olemisviisi, uus maa ja taevas. Igavene elu, kus Jumal elab meie keskel. Meil on uued ihud, selles maailmas ei ole pattu, ei ole haigust, ei ole mitte midagi muud. Ja see on see, kuhu me peame jõudma, see on see pärand, millest me räägime. Ja see nüüd, mis on ebaselge, ongi see, mis nende kahe punkti vahel toimub. Ja siin ongi, kui sa vaatad igasuguseid erinevaid kirikuid, siis neil on need raskuspunktid on erinevates kohtades. Aga isegi karismaatiliselt kõige selles äärmuslikumas variandis, ma mäletan, kui mina tulin usu juurde, siis oli väga populaarne see usuteooria, et ja enam-vähem vastus kõigile oli, et kui sul midagi ei ole, sul on lihtsalt vähe usku. Ja tegelikult see on natuke võib-olla äärmuslik variant, mis tegelikult ei ole õige. Teine võib-olla äärmus on see, et püha vaim lõpetas üldse oma tegevuse ära, mis on inglise keeles jälle cessationism, ma ei tea, mis ta eesti keeles täpselt on, et sisuliselt asja sisu on see, et lakkamine, et püha vaim apostlitega piibli kirjutamise, kanoniseerimisega lõpetas oma töö ja rohkem ei tööta. Et selles mõttes kõik imeteod, neid ei toimi üldse, mis sisuliselt on ka vale õpetus minu arust. Ja ma arvan paljude teiste arvates ka. Ja see ongi see, kus me nüüd oleme. Aga mis on oluline osa, on see ja sellel teoorial, et see sild nende kahe vahel on püha vaim meie keskel. Sest tema võrdus ongi see, et ta on see tõotus, pitser, kinnitus meie pärandist, mis on tulemas. Ja selle kaudu me saame selle tuleviku oma elu sisse. Kõik need püha vaimu annid ja muud asjad. Üks võrdus, mis tuuakse sellega, et seda lihtsalt ära seletada, on see, et sul on väga rikas isa. Suri ära, jättis sulle pärandi.
Aga seal selles pärandis on üks klausel, et sa saad selle kätte teatud vanuses. Ja nüüd sa oledki olukorras, kui sa ei ole veel selles vanuses, et pärand on täielikult sinu oma, aga kätte sa täiel kujul veel seda ei saa, kuni sa saad selle täiseani. Aga mis on hea asi selle juures, et sa saad laenu võtta. Ja sa võtadki seda laenu selle tuleviku asjade sees laenu enda tänase päeva elu jaoks. See on võib-olla sellise lihtsamal variandis ära kirjeldatud. Enda puhul võib-olla lisaks sellele võrrendile veel see, et mulle tundub, et selle laenu andmise juures pankuriks on kurat ise. Et tema peab alati tõestama ja seletama, miks mul on õigus selleks laenule, iga kord on mingi paber puudu ja seal lähed uuesti ja kogu aeg mingi jäntlemine käib. Aga see on jälle minu kerge selline tõlgendus sellest. Aga selle sama loogikaga see siis laiendaks seda ka tervenemiste puhul. Et sellepärast me ei näegi tervenemisi ka täielikul kujul, sest kõik usundid on ühel meelel selles, et meil saame täielikult terveks oma ihu saamisega. Ma arvan, sellel ei ole kellelgi küsimust. Aga vahepeal, kas me näeme elus, praktilises elus, ega kõik ei saa terveks. Ja mulle õudselt meeldib õigeusu kiriku väljend, et nemad ütlevad, et see on Jumala müsteerium või siis Jumala salasus. Eesti keeles on seda tõlgitud. Ja ongi see, et ega me lõpuni seda mõista ei saa, miks. Meil on palju põhjuseid, miks me teame, et tervenemised ei tule. Et üks on, kui kes on selle teemaga tegelenud, need teavad, et patt on kindlasti üks takistus, teine on andeks andmatus. Seesama, et usu puudus, see on ka üks võimalus, miks ei ole. Aga samas teisest küljest on aga ongi see, et tihti peale, aga see, kui sa oled õige, tubli ja hea, kas see garanteerib, et sa saad kindlasti terveks? No elu näitab, et ei saa. Et isegi inimesed, ma olen mõningaid lugenud, näiteks Smith Wigglesworth on teate, tema tegi meeletult imetegusid. Aga mis fakt, mis ma hiljuti avastasin, on see, et ta enda tütar ei saanud mitte kunagi terveks, ta oli kurt. Võtame selline inimene, just lugesin raamatut John Wimberist, kes on Vineyardi koguduste raja ja kogu selle liikumise. Tema oli ka suurte ärkamiste algatajaks, osaliseks, 1000 inimesed päästetud. Ise endal tal oli vähk, insult ja suri lõppkokkuvõttes südamehaigustesse. Mis loogika see nagu on? Võt ei tea täpselt, ega ei olegi meie asi lõpuni seda teada. Aga ma arvan, et oluline osa on sellest, et kuhu mõned jälle koolkonnad vajuvad laiali, on see, et nad hakkavad arvama, kas see on Jumala tahe või mitte. Siin ma nagu ütleks kindlasti, et on. Ma ei tea ühtegi kirja kohta, kui keegi tuli Jeesuse juurde, et Jeesus ütles, et ma päriselt nagu ei tea, et see ei ole piisavalt hea ja püha. Et loomulikult seal oli patu küsimus ja muud asjad, aga tema vastus alati oli jah, soovin. Teist vastust ma ei ole piiblis nagu näinud. Aga see, et ta soovib, siis ongi see, et on muud asjad ka, mis on selle asja juures olulised, muud faktorid ja nendest me räägime nüüd ka natukene laiemalt. Näiteks võib-olla võtame üleüldiselt laiemas teemas, mitte ainult tervenemised või üldse Jumala tõotused. Kui ma hakkan piiblit lugema, ma pidin ikka jupp maad istuma maha ja mõtlema, kas on selline olukord, kus piibel ütleb, et Jumal teeb midagi ja siis järgmine päev see juhtus. Et mul ei tulnud ühtegi meelde. Vastupidi, on need perioodid on sellised, et paneb pead kratsima ja mõtlema, et mis siin toimub. Võta Noa. Jumal ütleb, et tuleb upetus. No mis juhtus? 120 aastat ootas Noa. Loomulikult tema eluiga oli 600 aastat ja selles 120 võrreldes sellega on natukene väiksem number kui meie jaoks, aga ikkagi see on viiendik tema elust. Ootab, meie puhul siis on mingi 40 aastat. Võtame Abraham, tema sai 2 tõotust. Et tema saab tõotatud maa ja saab lapse. Tõotatud maad ei näinudki. Tema pärijad saad selle 400 aastat hiljem ja tema lapse saamine oli ka, võttis 25 aastat. Võtame Taavet. Võidi kuningaks. Suur sündmus. Enne kui ta päriselt kuningaks sai, 25 aastat. Mooses paastab rahva, viib tõotatud maale. Algul 40 aastat niisama omaette kõrbes ja siis koos selle rahvaga veel 40 aastat ja jõudnudki tõotatud maale. Et selles mõttes, aga mis sellega nagu olukorraga siis teha, see nagu tundubki, et ma ei taha nagu lootusetust teha, et sinu olukord, et sa kindlasti pead olema. Aga ma arvan, et põhi selle asja sisu on selles,
Et ega Jumala jaoks ei ole need tegevused olulised, vaid on sinu süda selle asja sees. Ja ma arvan, Abraham selles mõttes on üks parimaid näiteid selle kohta, vähemalt see dünaamika, mis meie südames toimub selle 25 aasta jooksul, mis tema nagu elas. Et algul loomulikult suur hurraa, suured ilmutused, nägemused, kõike muud. Kohe nüüd saame. Läheb natukene aega mööda, mitte midagi ei juhtu. Äkki oli vale tõlgendus. Äkki võtame mingi muu naise, et siis nagu saab. No sai lapse, ilmus Jumal ja ütles, et ei ole päris see, et ikka Saaraga on ju toimub see asi. Siis peale seda 13 aastat oli täielik vaikus ja siis lõpuks tuli Jumal kohale. Aga Abrahami süda oli ka juba, ma arvan, et ta käib need etapid igatepidi läbi ja ta oli juba sellises olukorras ka, et loomulikult ta usub Jumalat, et seda ütleb meile ka Hebrea kiri. Aga samas see oli juba mitte selline hurraa usk, vaid ta oli juba selline sügav, küpsenud ja teadmine, kes Jumal on. Ja kui vaadata siin 1. Moosese 17.15, et me näeme ka, me teame, et Saara naeris, aga võib-olla mõned ei tea, et ka Abraham ka oma südames naeris. Ja siis ongi see, et ja Jumal ütles Abrahamile, Saaraid, oma naist, ära hüüa enam Saaraiks, vaid tema nimi olgu Saara. Ma õnnistan teda ja annan ka temalt sulle poja. Ma õnnistan teda nõnda, et ta saab rahvaiks, rahvaste kuningaidki põlvenevad temast. Siis Abraham heitis silmili maha, naeris ja ütles oma südames, kas peaks 100-aastasele poeg sündima või peaks 90-aastasele Saarale sündima. Aga Abraham ütles siis Jumalale, kui ainult Ismaelgi sinu ees jääks elama, siis ütles Jumal, siiski su naine Saara sünnitab sulle poja. Me juba näeme, et see Abrahami süda on ka selline, et kui vähemalt isegi Ismael läheb hästi, siis on juba ka hästi. Et see nagu, ja Piibel ei arvasta seda patuks, ütleme Abrahamile, see on ikkagi selle usu, teekonna ja asja sisu sees. Me tihti peale nagu kardame neid asju öelda nii, nagu meil on. Et meil on selline arusaamine, et me peame vägevad usu tegelased olema ja umbes samas selles loogikas, et meil on piisavalt usku, siis me nüüd kõvasti punnitame ja teeme nägu, et nüüd meil on palju usku. Ja ka see ei vii. Et siin jälle näeb see, et kuidas see Abraham ja see, kui Jumal päriselt sulle ütleb, aga Jumal sellega üldse ei tegelenud, kes ta nägi, et Abraham ka naeris. Loomulikult nägi. Meil poleks seda kirjas, kui Jumal ei oleks seda näinud. Aga sellegi sõltumata Jumal isegi pööra selle tähelepanu, räägib oma juttu edasi. Ja Abraham uskus ja sai. Siis oli Saarakold umbes sarnane olukord, kui tema seal ka kuulas ja naeris rõõmsalt. Aga sellestki sai üle ja hakkas Jumalat uskuma ja Hebrea kiri paneb talle seda suureks plussiks. Nii. Vaatame ka, ja ma arvan, kuhu Jumal meid tahab tegelikult jõuda, ongi see olukord, kus sa sõltud täielikult temast ja see ei ole seotud isegi selle asjade kätte saamine. Ja see osadus Jumalaga selle keskel on selle asja tugipunkt. Kui me loeme Hebrea kirja, mulle meeldib tsiteerida selle lõppu, me loeme siin seda ka, et seal on kõik need usukangelased. Loomulikult meile meeldib lugeda Taavetist ja Noast ja kõik need mehed, kes said oma tõotused kätte. Aga salmist 35 edasi on seal nõnda kirjutatud, et ühed läksid end piinata surnuks, võtmata vastu pakutud vabadust selleks, et saada paremat ülestõusmid. Teised said kogeda pilkamist ja rooska ning ahelaid ja vanglat. Neid on kividega surnuks visatud, pooleks saetud, mõõgaga hukatud. Nad on lamba ja kitsenahas käinud maad mööda ringi, puuduses, viletsus ja kurja kannatades. Nemad, keda maailm ei olnud väärt, hulkusid ringi kõrbes ja mägedes ning varjasid end koobastes ja urgudes. Noh, kas need on, kõlab nagu usukangelased või on need usuluuserid? Kumb need on? Ma ütleks, et tegelikult omada seda usku nendes olukordades, see on vaata, et suurem asi kui see, et kui sa 3 päevaga said oma tõotuse kätte ja arvadki, et nii nagu käibki asi. Aga see, kui sa lähed nendest kannatustest läbi, et sa tead, mille nimel sa sured, sa näed seda tulevikku, seda suuremat pilt, seda tõotatud Jumala kuningriiki, mis on meie igavine, see, mis saabub siis alles, kui teine Kristuse tulek tuleb. Ja kui me lähme kohtu ette, kui me saame päriselt õigeks mõistetud ja kõik sellega kaasnev. Et ma arvan, et see on selle asja põhipunkt. Loeme võib-olla üldse natukene
kannatustes, et tihtipeale on meil selline mõtteviis või käib kaasa, et me nagu tahame vastandada omavahel, ütleme see hea, lihtne elu, imetähed, tunnustähed, aga kannatused ja tagakius on kas üks või teine. Aga tegelikult piibellikult tundub, et nad on kõik üks komplekt. Et vaatame just seda kirja kohta siin. Et Rooma 5.2 ütleb, et me kiitleme oma lootusest Jumalat saadavale kirkusele, aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest. Ingliskeelne sõna on siin sufferings ja kui vaadata kreeka sõna, siis selle tähendus tegelikult on press, surve. Et see on see enam-vähem, kus nagu teemandid ka vormuvad, et saada pressi ja surdes. Ja siis edasi läheb, et teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbi katsutus lootuse, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Ja siin me näemegi, et siin on see nagu ahel, et sul on vaja neid kannatusi, seda survet, seda pressi, et jõuda lootusesse. Lootus on siin ka huvitav sõna, et tihtipeale me teame, et on 3, on ju, armastus, usk ja lootus. Tundub, et meil kirikutes tihtipeale aulised õed on armastus ja usk. Lootus on selline nagu kuhugi seal tagaridasse sunnitud, aga tegelikult see on suur osa usust. Ja ma arvan, et ta on ka üks kriitiline osa, millele me piisavalt ei pööra tähelepanu. Ja piibelikus kontekstis lootus, see ei ole nagu maailmas on, et ta on enam-vähem tühja koha peale ehitatud. Piibellikult lootus on alati ehitatud usu peale. Et see, et sa näiteks usud, et Jeesus suri ristil, et ta on pataks antud, sellepärast sa loodad, et sa saad ka päästetud tulevikus, et kohtu selle valge trooni ees sind mõistetakse õigeks või mingid muud asjad. Ja see on selline ringiratast käiv asi, et see lootus ja usk on väga tihedalt omavahel seotud. Ja isiklikult ma arvangi, et see on nagu osa sellest, et kus me käime usust usku. Sest usu kohta on öeldud, et see on kinnitus asjadest või kindel veendumust asjadest, mida sa loodad. Ja samas lootus on asi, mida sa juba usud. Nii et see on nagu selline ringiratas, et mida rohkem sa Jumalat tunned, tead, seda rohkem on sul lootust sirutuda ettepoole. Lootus jälle piibliklis mõttes on alati tulevikku suunatud ja usk on tihtipeale juba mineviku või oleviku peale. Ja selles mõttes see ongi selline huvitav ringiratas käiv asi. Siis kannatused ongi Uues testamendis, nad omavad natukene teist tähendust kui Vanas testamendis. Ma arvan, et siin võib olla ka oluline natukene sellist teoloogilisi kontseptsioone juurde anda, et Vanas testamendis, kuidas asjad olid üles ehitatud. Et kui sa oled tubli poiss, siis sul on õnnistus, sul läheb kõik hästi, sul on raha, rikkus, tervis, annad laenu ja kõike muud oled õnnistatud, kui lähed ja tuled ja me teame seda, peast võib-olla kõik ei tea, nagu mina. Aga kui sa oled paha poiss, siis Jumal hakkab sind kruustangidega suruma, saadab sulle needuseid. Et saadab sulle haigused, vaesused, vaenlased ja kõik muud, mis me läbi piibli näeme. Kui sa ei paranda meelt, keerab veel ühe ringi peale, saadab veel rohkem, kuni sa meelt parandad. Ja see tekitabki seda tunnet Vanas testamendis ja see on õige ka, et nagu Hiobi sõbrad on hea näide sellest, et neile näiteks ei mahtunud pähe, et kuidas Hiob saab kannatada ilma selleta, et ta oleks viga teinud. Ja see ongi see mõtteviis, mis meile tihtipeale ka kaasneb kaasa, et me arvame, et kannatused on osa sellest, et sa oled midagi valesti või pahasti teinud. Aga tegelikult ei ole. Ja Vana testamendi ja Uue testamendi põhivahe on see, Vanas testamendis ei olnud püha vaimu igal isikul. Ja ainuke viis tegelikult, kui sa said teada, kas sa oled meelepärane Jumalale või mitte, ongi nende väliste tegurite kaudu. Uues testamendis igal ühel on meil püha vaim. Ja iga ühega Jumal räägib, seletab, näitab, tõestab ja kasvatab sind. Ja see on see põhivahe ja sellepärast võtabki kannatuste dimensioon nagu teise kuju. Ta ongi rohkem
Ta on suur osa meie elust, nagu me siin lugesime sellest, et ta on, ja siin on teisi kirjakohti ka, et ta vormib meist midagi, mida muud moodi meie sisse ei saa, sisse vormitud. Ja see on, ja sinna hulka tegelikult käivad ka haigused. Et vaatame siis, teine kirjakoht on, et 2. Timoteuse 3:12 ja kõik, kes tahavad elada Jumala kaltslikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Siin on see märkimisväärne sõna loomulikult kõik. Et see ei ole, et mõned või aeg-ajalt, et see nagu on osa kõigist. Ja tegelikult, kui ma hakkasin mõtlema nüüd täna selle jutu peale ka, ma mõtlesin, et piiblis ei ole sellist salmi, kes ütleks, et kõik saavad alati terveks. Sellist ei ole, aga kõiki kiusatakse taga on olemas. Nii et selles mõttes tasakaal on ka, et kumba pidi ta nüüd siis peab olema, seda ei oskagi öelda, kellele mida vaja on. Oluline järjekordselt, ma ütleks, on see suhe Jumalaga. Et see alati viitab, kõik, mis su elus toimub, peab viitama Jumalale. Tema peab olema selle asja keskpunkt. Ja tema toob sind läbi, et on muid kirjakohti ka, et õige kukub 7 korda ja 7 korda tõuseb püsti. Õel kukub 1 korra ja enam püsti ei saa. Nii et selliseid asju on ka piiblis päris palju. Ja selle sõna, mida selle kannatuste ja kiusamise taga ongi siin erinevaid sõnu. See sõna, mida siin kreeka keeles tähendatakse, ongi, et kedagi panna jooksma, taga ajama ja umbes sellises tähenduses, et siin on rohkem selline just kiusamine, mis nagu meil et seda ette kujutame. 3. sõna, mida kasutatakse, on siis see, mis sisuliselt tähendab olla mõjutatud või olla olnud mõjutatud, tundma omama tajuvat kogemust. Et need võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed, aga meil enamasti tõlgitakse seda rohkem nagu negatiivse suunaga ja see kirjakoht on Filipplaste 1:29, sest teile ei ole ju kingitud ainult armu uskuda Kristusesse, vaid ka kannatada tema pärast ning võidelda sedasama võitlust, mida te minust olete näinud ja nüüd minust kuulete. Siin see kannatada on just see lihtsalt kogemuste omamine. Ja see huvitav on see, et piibel kannatustest räägib ka Jeesusest, et Jeesus pidi kannatama. Kui me võtame Heebrealaste kirja 2:18, räägib Kristuse kohta siis, et sest seetõttu ta ise on kannatatud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Ja siin ma arvan ka on ka õppetund meile kõigile, et miks pärast need aeg-ajalt need kiusatused tulevad, selle jaoks, et sina saaksid teisi aidata ja abistada. Kui sina oled sellest läbi käinud, Jumal on sind läbi toonud, siis sina oled see võtmeisik, kes saab sarnaselt kõiki teisi sellest olukorrast läbi viia. Siis näeme ka veel järgmist kirja kohta, mis räägib Jeesusest, et oma maise elupäevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi, suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast. Ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu. Ja olles küll poeg, õppis ta kuulekust selle läbi, mida ta kannatas. Ja kui ta oli saanud täiuslikuks, sai ta igavise pääste toojaks kõigile, kes on talle kuulekad. Et siin näete, et ega Jeesus pidi ka õppima midagi. Et see on juba ka võib-olla teoloogiliselt, me päris sellesse auku ei hakka praegu minema, et mida see kõik võiks tähendada. Aga sisu on selles, et see kuulekus. Et sa käid Jumalaga sõltumata sellest, mis olukorrad on. Kas need on head, halvad, sinu fookus on tema peal. Sa ei kontrolli seda, sa ei tea, mida Jumal teeb ja kui palju ta teeb ja millal. Mida sina saad kontrollida, on sinu suhtumine sellesse. Kas sa oled kuulekas Jumalale või mitte? Ja võib-olla kui ei saagi aru, mis toimub, siis ütled Jumal, ma ei saa aru, miks see mulle toimib. Jälle, Hiob. See oli tema palve. Tal küll läks läbi võlli ka natukene üle, nagu me ilmselt kõik käime aeg-ajalt oma arutustes ja ütleme, et Jumal, sa vist ei saa täpselt aru, et mis toimub või mida tuleks teha. Aga tema on jälle suurem meist ja teab tunduvalt paremini sellest. Nii. Võtame võib-olla korraga meie lemmikkirjakoha, kus me räägime, et tema veermete varal te olete saanud terveks. Et kui võtta jälle piibellikult, ma lihtsalt tahan, et me korra võib-olla loeme selle läbi, et vaadata, kus kohas Peetrus asetab rõhu selles kirjakohas, kui vaadata nagu
teate, teoloogias on alati oluline taust ja kontekst, et vaatamegi, kuhu konteksti see kirjakoht satub, et loeme siin natukene salmid eest ja tagant ja vaatame, kas see, mis meie tavaliselt selle all mõtleme, kas on täpselt see sama, mis Peetrus nagu üritab öelda. Ja üleüldiselt võib-olla, kui suurest kontekstist vaadata, kui keegi teab, millest üldse esimese Peetruse kiri on, siis seda nagu nimetatakse või pealkirjaks põhiteemaks seal nimetatakse on koguduse elu keset tagakiusu. Ja no loemegi siis Peetruse kirja kohta esimese Peetruse alates teine peatüki 19 salm. Sest see on arm, kui keegi südame tunnistuse pärast Jumala eest talub viletsus, kannatades süütult. Sest mis kuulsus see on, kui keegi süü pärast pekstakse ja teie seda peate taluma. Aga kui te head tehes ja kannatades talute peksu, siis on see arm Jumalalt. See on jälle ka kummaline ütlemine, kui sind mitte millegi eest pekstakse. See on arm. Kui keegi tahab armu Jumalalt, siin on retsept. Lähme edasi. Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et teie käiksite tema jälgedes. Tema ei teinud pattu ega leitud temast, ei leitud pattu ega leitud pettust tema suust. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati. Ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Ta kandis ise meie patu oma ihus üles ristipuule, et meie olles surnud pattudele, elaksime õigsusele. Tema veermete varal te olete saanud terveks. Teie olite nagu lambad ekslemas, kuid nüüd te olete pöördunud oma hingede karjaste ja ülevaatajate poole. Et kui seda kirja kohta selles kontekstis vaadata, kas tundub, et see füüsiline tervis on nagu põhiline asi, millest Peetrus räägib? Ma ütleks, et minu arust küll mitte. Et põhiline rõhk minu jaoks, vähemalt kui mina seda loen, on see ikkagi südame asend meie, see patust lahti, see kannatamine, nagu Kristus kannatas. Ja selles kontekstis on tervis meile ka tulnud, mis enamasti tegelikult enamus kommentaatorid ikkagi arvavad, et see on nagu hinge kohta. Kuigi ma olen veendunud, et see käib ka ihu kohta ka. Aga see ihu on kaasprodukt sellele, et su hing on tunduvalt olulisemalt Jumalale ja su süda, et see on õige ja et see läheb õigesse kohta. Ja kui see läheb, ega tulevad ülejäänud asjad ka. Ja siis tihtipeale olen ka näinud seda, et kui sa jõuad sellesse õigesse positsiooni Jumala ees, aga siis need muud asjad väga ei hakka enam huvitama ka. Et su fookus on niivõrd palju, et siis ongi, et tapke, pange mind ristile või tehke mis iganes minuga tahate. Ma lihtsalt olen sellises Jumala ligiolus, et enam miski muu ei huvita. Vaatame võib-olla korra või üritame vastata küsimusele, kas Piiblis kõik alati saavad terveks? Ei saa. Külvi teab, millest ma juba siin hakkan viitama, nii et tema on juba eelmaitse saanud. Et vaatame Vanas Testamendis, et Jumal ütleb, et ta on Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal üsna tihti. Vaatame kahte nendest meest, kes on. Võtame Iisak. Tema kohta öeldakse, et ja Iisaki elupäevi oli 180 aastat, siis Iisak heitis hinge ja suri. Ta koristati oma rahva juurde vana ja elatud. Ta pojad Eesav ja Jaakob matsid tema. Elas 180-aastaseks, aga kes teab, kuidas ta elu oli. Kui võib-olla natukene keerata tagasi ja hakata numbreid vaatama, umbes 100-aastaselt me teame, et ta õnnistas oma poegi Eesavit ja Jaakobit ja ta oli pime täielikult, ta ei osanud nendele vahet teha. Ja see tähendab seda, et umbes rohkem kui pool oma elust ta oligi pime. Ja kas ta sai serveks? Ei saanud. Selles mõttes ta suri selles olukorras. Aga mis on märkimisväärne, mis ma arvan õppetund meie jaoks selles olukorras on, ega Jumal ka, tal on alati omad eesmärgid ja mõtted. Ja kui me vaatame siin, siis see, et ta eesti keeles, ta ütleb siin vana ja elatanud. Et inglis keeles ta ütleb natukene teistmoodi ja kui võtta heebrea keeles, siis see sõna-sõnalt tähendab, et väga vana.
aga samas see fraas inglise keeles ja heebrea keeles ka on tegelikult täispäevi. Ja selle sõnaga piibellikus kontekstis tihtipeale mõeldakse, et ta oli küllastunud elust. Ta oli täis saanud selle, mille jaoks ta oli siia ellu pandud, oma eesmärgi täitnud ja ta oli rahuldatud sellest. Ja vot siin ongi see, ma arvan, õppetund Iisakilt, kui palju meist, kui me oleksime pool oma elust pimedad, oleksime rahuldatud külluslikult Jumala ligiolust ja tema teada olevast. Ma arvan, et see on ikkagi paras kunst ja see on see, ma arvan, mis jälle südame asendit Jumal otsib meist. Et vaatamata sellest, mis kaardid nii-öelda sinu kätte on antud sinu elus, sina teed parimat sellega, mis sulle antud. Ja päris elust, üks mees, kes kohe tuleb mulle esimesena silme ette, on Vučić. Kui vaatad, et vaatad teda ja mõtled, tõesti, kuidas nii on ja mis selle mehe südamest ja peast on läbi käinud ja mis toimub, ma ei oska isegi mõelda selle peale. Aga see vili, mida ma näen tema elust, see nagu kõneleb iseenesest, see, kuidas ta elab Jumala heaks ja mis tema kaudu saab kõik sündida, järjekordselt ta teeb parimat sellega, mis talle on antud. Ja ma arvan, et meil on sellest ka õppida ja vaadata, mitte ainult kiruda sellele oma olukorda ja vaadata, loomulikult palvetada tuleb ja leiutada tuleb ja sinna me jõuame ka, mis sellega kõige peale hakata, aga see on nagu üks õppetund. Teine on, vaatame Jaakobit. Siis 1. Mooses 47:29. Kui Iisraeli surmapäev ligines, siis ta kutsus oma poja Joosepi ning ütles temale. Et siin me näeme, et kohe, et igal ühele meil on antud surmapäev ka. Jumala ees päevad on arvestatud. Meie loogika jälle ütleb, et me kõik peaksime elama vähemalt 80-aastaseks ja kõik nagu ühtlaselt, kõik on võrdõigsused ja inimõigsused meile kõigile tagatud Jumala poolt. Aga et Jumal nii ei mõtle. Tal igal ühel on omad päevad ja mõisted. Ja siin ütleme, kui Jaakobi suhtes hakata ka natukene matemaatikat tegema, me lugesime, et ta isa elas 180-aastaseks, ta vanaisa Abraham elas ka umbes 180 aastat, Jaakob oli 130-aastane, kui ta suri ja kui ütleb, et tema päevad said läbi. See jälle näitab seda, et Jumalal see võrdõigsus nagu ei loe, et igal on. Ja me oleme eluski oma elus näinud, et on, kes surevad noorelt, vanalt ja me nagu ei tea, kui palju kellegil päevi on, ega sa endagi puhul. Kas sa oskad garanteerida, et sul on homne päev olemas? Me loodame, aga päriselt see on nagu Jumala käes ja ma arvan, see on osa sellest elust ka, mida me nagu peame aru saama, et see lihtsalt on nii ja meie seda väga ei kontrolli. Aga siis järgmisena seal ütleb paar salmi hiljem ja pärast seda sündmus öeldi Joosepile, vaata, su isa on haige. Siis ta võttis 2 oma poega enesega ja läks siis tema juurde. Et siin on jälle huvitav minu jaoks see, et need päevad said läbi ja peale seda, ütleb piibel alles, ta sai haigeks ka. Ja tihtipeale ma arvangi, et on see, et haigused on märk sellest, et su elupäevad hakkavad otsa saama. Ja kui vaadata, mida Jaakob siin siis tegi, ta kutsuski kõik oma pojad, igale ühele profeteeris, palvetas, andis neile seadmeid ja selle jaoks see aeg nagu ongi mõeldud. Sest meil Külviga USAs on üks selline kogemus ka olnud, mis on natukene šokeeriv ja arusaamatu, aga meil ühel tuttavatel oli noor tüdruk, ma arvan 14-16, avastati ajuvähk ja loomulikult nad läksid kirikutesse, käisid Peteli kirikus, käisid igal pool mujal palvetes, igal pool profeteeritakse, et Jeesuse nimel saab terveks, veermete läbi kõik terveks, nii nagu see meil ikka alati käib. Ja läks 4 kuud mööda, lahkus. Me siis saime nendega kokku, juba ma arvan, mingi võib-olla 5-6 aastat hiljem. Ja siis meil läks sellest nagu tuli juttu ja selline mõte käis läbi. Ma mäletan täpselt, kuidas ta seda sõnatas, aga mõte oli see, et ta ütles, et kogu selle loo juures oleks ühte asja igatsenud, et oleks kas või üks pastor öelnud, et lihtsalt võta aega oma tütrega ja ütle talle hüvasti. Sest me lihtsalt tormasime ühest kohast teise, tegime igasuguseid asju ja meil seda nagu lõppu sellele asjale nagu ei olnud või seda nagu joone alla tõmbamist nagu ei toimunudki, et see, aga seda ta nagu igatses.
Ja ma arvan, et see ongi meile võib-olla õppetund, et ega ma arvan, meil ka siin tunnistusi on päris palju, kui Jumal ütleb, et võt see mees näiteks ei saa terveks, et tema aeg on minna. Ja kui me juba seda teame, siis võtame lihtsalt aega selle pere jaoks, jätame hüvasti, teeme neid äramineku ettevalmistusi, mida on, õnnistame, palvetame üksteise eest. Meil oli ka kirikus üks teine olukord, kus väga hea sõbra, üks perekond ja naine sai ka diagnoosi ajuvähk ja talle ka öeldi, et ta saab terveks ja ta tegelikult paranes tunduvalt, ta 100% ära ei läinud vähk, aga ta sai 5 või 6 aastat lisaaega. Ja tema nagu südame valu ja selline karje Jumala poole oli, et ta saaks hoolitseda oma laste eest. Ja enamus lapsi, nooremist oli tol ajal mingi 12 ja 14 ja kuskil seal vanustes 3 last oli. Ja oligi, et ta sai seda lisaaega oma perega, lapsed said ka tegelikult suhteliselt tugevaks usus, vaadates seda, mida kõik juhtub. Ja tema siis lahkus siis peale seda, kui lapsed olid enamasti juba peaaegu täis kasvanud ja nendel ei olnud enam see nii tuline teema. Nii. Vaatame siis üks loomulikult näide sellest piiblis, et inimesed surevad, kes on nagu suht õiglased ka, on Elisa. See on see prohvet, kes sai topeltvõidmise Eelialt. Me nagu väga armastame seda osa tema elust, aga kuidas tema lahkus ka, sai jäigeks ja suri. Tema puhul on minu arust veel kõige absurdsem lugu see, et mingit aeg hiljem oli Iisraeli lahing vaenlastega, vaenlase üks mees pandi tema kontide peale ja need kondid äratasid selle vaenlase ülesse. Et mis loogika selles on, ma nagu siiamaani täitsa aru ei saa, inimene, kelle kondid äratavad surnuist ülesse, sureb ise haigusesse. Aga see jälle näitab seda, et ma ei usu, et ta nüüd eriti patuseks oli viimasel hetkel saanud ja sellepärast koristati. Et selles mõttes, et on teistsugused ja neid, nagu ma ütlesingi, see Smith, Wigglesworth ja kõik muud sellised näitavad ka meie päevade elust, et need asjad tihti peale käivad seda pidi. Nii, vaatame. Siis Uues Testamendis on ka näiteid sellest, võtame Timoteuse, see kuulus kirja koht, et kellel on kõhuhädad ja Paulus ütleb talle, et joo veini. Et ta ei ütle seal, et ei hakka palvetama, käsi peale panema ja kõike muud, lihtsalt muu seas ütleb, et lihtsalt jah, tervis, et võta mingit rohtu. Tol ajal siis vein oli talle heaks rohuks. Siis teise Timoteuse 4.19 on ka selline huvitav selline kirja koht olemas, et tervita Priskat ja Killat ja Onifasesse peret, Erassos jäi Korintosesse, Trofimose pidin aga jätma haigena Miletosesse. Siin ka mõtled, et isegi inimlikult mõtled, et mismoodi ma nüüd lihtsalt jätsin haige inimese kuhugi ja ise panin uhama kuhugi mujale. Et ei ole palvet, ei ole midagi muud, lihtsalt faktina, et ja lihtsalt haigena. Et selles mõttes on ka, ja Kristus ise ütleb meile ka, kui Laatsarus jäi haigeks, siis mis ta ütles? Et see haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks. Ja see väljend iseenesest, vähemalt mulle, ta ütleb seda, et kui see oleks nii iseenesest mõistetav, et kõik alati kohe saavad terveks, Kristus peaks ütlema sellist asja, et see haigus ei ole surmaks. See, et on mingi haigus surmaks, tähendab, see, et ei ole surmaks, tähendab ka seda, et on surmaks ka mõndad. Ja kui see oleks ise mõistetav, ma arvan, seda isegi ei mainituks ja ei ütleks meile mitte keegi. Aga mis me nüüd selle informatsiooniga nagu peale hakkame? Kas see on sulle lohu, võtab sul kõik lootuse ära või vastupidi, või peaks lootust? Mulle isiklikult need olukorrad annavad lootust. Teatud mõttes see vabastab mind sellest ikkest, et see ei ole kõik minu õlgadel. Ja kui ma tooks mingi näite piiblist, mis sellega peale hakata, siis mulle tuleb Taavet meelde. Et kui võtta see tema lugu, kes teab, nägi Batsebat, võttis ta endale naiseks, said lapse, üritas seda last, või me ei saanud last, nad alles oli rase, ta üritas seda vormistada niimoodi, et äkki ta mees saaks ametlikult isaks, mees ei võtnud sellest hoogu, saatis esirindale ja tappis selle mehe ära. Siis tuleb Naatan, räägib Taavetile selle lambaloo, et ta võtab kellegi lamba.
ja ütleb, et tead sa, et see mees oled sina ja nüüd Jumal otsustas, et see laps peab surema. Ja me siis võtamegi, loeme seda 2 Saamuli 12:14 ja seal on siis, et ometi, kuna sa selle asja pärast oled pannud issanda vaenlased teda kõvasti pilkama, siis peab küll poeg, kes sulle on sündinud, kindlasti surema. Siis Naatan läks koju ja issand lõi last, kelle Uuria naine oli Taavetile ilmale toonud, nõnda, et see haigestus. Siis Taavet otsis poissi pärast Jumalat. Taavet paastus ja kui ta koju tuli, siis ta magas ööd maa peal. Ta kojavanemad astusid ta juurde, et tõsta teda maast ülesse, aga ei tahtnud ega võtnud koos nendega leiba. Ja 7. päeval laps suri. Taaveti sulased aga kartsid temale teatada, et laps oli surnud, sest nad ütlesid, vaata, kui laps oli alles elus, siis me rääkisime temale, aga ta ei kuulnud meie häält. Kuidas võiksime temale öelda, et laps on surnud? Ta võib teha enesele paha. Kui Taavet nägi, et sulased isekeskis sosistasid, siis ta mõistis, et laps oli surnud. Ja Taavet küsis oma sulaselt, kas laps on surnud? Ja nad vastasid, surnud. Siis Taavet tõusis maast ülesse, pesi ja võidis ennast, vahetas riideid, ning läks issanda kotta ja kummardas. Ja kui ta koju tuli, siis küsis ta süüa ja ta ette pandi leiba ning ta sõi. Ja siis pärast ta trööstis oma naist Batseibat ka ja said endale Saalomoni, õige. Aga mis ma ütlen, et on see Taaveti suhtumine. Ja ma arvan, et meie peame nagu sellest ka õppima. Kui see olukord on, ta palvetab, paastub ja otsib Jumalat meeleheitlikult. Ja ma arvan, meiegi osa, kui meil on mingid raskused, probleemid, me peame palvetama, meeleheitlikult otsima Jumalat, et Jumal annab või ei anna. Me ei tea, kas tuleb ja millal ta tuleb. Aga meie osa on palvetada ja otsida. Ja samas, ja kui olukord on juba lahenenud, siis pesed ennast ära, ajad habeme, lähed ülistusteenistusele. Kiidad Jumalat, nagu siin Taavet tegi. Sest selle olukorraga on ühel pool, laps jõudis taevasse ja sina lähed oma eluga. Ei jää ennast jälle süüdistama, enda üle haletsema, et vaata, milline paha inimene ma olen, minu patu pärast see kõik juhtus, et mis ma nüüd ja mina nüüd selline ja teissugune, mis on tõsi Taaveti puhul. Ta oleks võinud seda teha, aga tema ei teinud. Tema tõmbas kriipsu siia alla ja läks edasi. Ja ma arvan, meie puhul täpselt samamoodi. Võitleme iga millimeetri eest, mis meil võimsus on. Palvetame kõigi eest. Seesama John Wimber, kellest ma lugesin, ta ütles ka sellise huvitava lause, mis mulle meelde jäi, et no ta ka seal arutas, tal on teosed sellel teemal ka, miks inimesed saavad või ei saa terveks. Aga ta ütles, et aga minu elus ma olen näinud seda, et tulemused on tunduvalt parem, kui ma palvetan, kui siis, kui ma ei palveta. Ja see ongi, ma arvan, see lihtne teoloogia. Et me võime seda asja keeruliseks ajada ja ma arvan, et muud varjundid sellest on oluline teada, et sellised asjad on ka olemas, et sa ei vaata lihtsalt silmaklappidega. Aga samas võtad sellest lihtsast lapse usust. Jumal, sina oled hea, sina päästad, sina teed, sa oled sinna maksnud ja ma võtan selle ja lähen. Ja samas, kui ei juhtu seda täna, teed seda homme uuesti. Kuni on see päästepäev täna, nii kaua sa neid asju teed. Ja ma arvan, parim võib-olla ka näide on see suhtumine, mis on meie kõige suurem tõotus, mis ei ole veel kätte jõudnud. Ongi Jeesuse teine tulemine. Ta ütles, ma tulen varsti. Noh, mis meie suhtumine on? Kas me nüüd ütleme, nagu Peetrus selle oma kirjas manitseb, et mõned juba arvavad, et see on lihtsalt vana jutt, et enam ei tulegi ja ei olegi. Peetrus, et ei saa seda teha. Me peame ootama Kristust, et ta tuleb täna. Sa pead olema valmis ka täna tema tulekuks. Kui sa ei ole, siis sa oled vales kohas. Su süda on vales asendis. Aga samas seda juba teevad, ma ei tea, juba 100 põlvkonnad meie ees ja endiselt tuleb varsti. Ja selles mõttes on see paradoks, selle usu paradoks, et me nagu ühtepidi ja me peame neid asju enda sees olema võimelised sünteesima, et me saame aru, kus on. Ja siin nagu, ega Jumal annabki sulle lootust ja räägib sinuga ja siin tuleb see püha vaim sulle abiks. Tema annab sulle teada, mis olukorras sa oled. Kas ja mis, isegi haiguste puhul. Ma olen neid lugus igasugune, enda elus ma tean ka, et tihti peale on, et Jumal ütleb, et nii on ja siis sa seisad selle sõna peal, võitled ja saad.
Kui ei ole seda sõna, no siis tuleb see lootusmängu, siis sa loodad. Ja võib-olla läheb, võib-olla ei lähe, mõnikord ei lähe, mõnikord läheb nii, nagu sina ei arvanud, et läheb. Aga Jumalal on ka selles sõnum sinu jaoks, et sinu süda klammerduks tema külge. Nii, mis me nüüd siis kokkuvõtteks ütleme? Ma ütlen, et kogu see teema on sellel mõtet ainult sel juhul, kui su elu keskmeks on Jumal. Kui Jumal ei ole sinu elu keskpunkt, siis ma arvan, ega siis isegi ei ole 50-60, ma ei tea, mis see protsendid siis on. Aga sest nagu me isegi täna siin kirjakohas lugesime, et kus rääkis Peetrusega Jeesus ja ta seal lõpus ütles, et see, kui ta rääkis ta surmast, aga seda ta ütles vihjates, missuguse surmaga pidi Jumalat austama. Kas sinu elu ja surm austavad Jumalat? Ma arvan, et see on see põhipunkt. Kas kui nad austavad, aga siis enam ei olegi. See austus võib toimuda siis, kui sul on hädad käes, siis sa oled tunnistuseks kõigile, kuidas kannatada ja kuidas üks kristlane rõõmsalt tänades Jumalat ja ülistades kannatab neid asju. Ebaõiglaselt muuses kannatab. Mitte see, et ma lähen nüüd õigust veel kuskilt nõudma. Seal Peetrus, kui me lugesime, see on ebaõiglaselt, kui sa pead kannatama. Ja mis Paulus meile ütleb umbes samades teemades, et 2. Korintlase 5.18, see kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitamisameti. Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega, ega arvestanud neile nende ülestamisi ning on pannud meisse lepitussõna. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad. See eestikeelne sõna siin on selline, et paneb mõtlema, et ingliskeeles ja algkeeltes selle sõna tähendus on suursaadik, inglise keeles siis ambassador. Ja siis otse, kui Jumal julgustaks meie kaudu, me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Ja see on nagu meile kõigi amet. Eelkõige me oleme lepitusametis ja me oleme ambassadors, me oleme suursaadikud Kristuse kuningriigile. Mida teeb suursaadik? Kas ta muretseb selle eest, kuhu tema lapsed kooli lähevad, kui hästi tal elu läheb, kui palju ta palka saab? Eks need on ilmselt olulised asjad ka, aga põhiasi, millega ta tegutseb, on see, et ta esindab oma riiki. Meie esindame Jumala kuningriiki, me kõik oleme tema esindaja ja meie põhitöö on lepitusamet. Ja võib-olla lõpetuseks siin on üks kirjakoht veel, et Markuse 16.16 ütleb ja Jeesus ütles neile, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule, kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Kuid uskujad saadavad sellised tunnustähed, minu nimel ajavad nad välja kurja vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjutakse neid. Haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. Ja see ongi jälle see sama osa lepitusametist. Ja minu jaoks see võtmesõna on see esimene sõna siin, mine. Ma arvan, et see võib-olla ongi meie praeguse ajastuse, kui me vaatame, kus me oleme. Ma arvan, see on meie kõigi jaoks sõna mine. Siin ei ole öeldud, et istu ja oota, kuni maailm tuleb sinu juurde. Ja siis sa need lepitad ära. Ei, see on aktiivne tegemine, mine. See ei tähenda küll, meil kui evangeeliumi kuulutamis läheb, mul tuleb ka hirmu sellised vudinad peale, et peab kuhugi turuplatsile minema kasti peale ristiga ja kuulutama evangeeliumi. See ei ole päris see. Ma arvan, et neid variante, kuidas ja kellele sa kuulutad, on päris palju. Su töökaaslased, tihti peale võib-olla üks sõna, kui sa ütled, et vaata isegi selline lihtne asi, et moraalsust ei ole subjektiivne. Kui sa ütled, et jätsad, ma ei usu seda. Ma arvan objektiivsesse, headusesse ja kurja. See juba on seeme neile, see paneb neid mõtlema, see hakkab neid viitama Kristusele ja otsima, et kui sa näed, et keegi mõtleb teist moodi, kes ei lähe kaasa kõigega sellega, mis on meil olemas. Ja ma olen palju igasuguseid tunnistusi kuulnud inimeste eludes ja ma arvan, et üks selline ühine asi paljudel nendel on see, et kellel on suured tervenemised, imeteod sündinud, et nende kõigi põhieesmärk on olnud evangeeliumi kuulutamine. Sirutada välja inimestele, kes on uskmatud või kellel on hädad, probleemid, haiged, vaesed, kõik need abitud inimesed, lesed lapsed on ju, seda ütleb ka Piibel, et see on see, mida meie peaksime koguduse tegema. Ja ma arvan, et siia ma nüüd võib-olla panekski punkti ja ütleks, et minge.
Amen.